Varem ennem rääkisime seda ka juba, et tegelikult päev enne valimisi peaministrite debatt jättis erikordselt suure mulje sellepärast, et peaministrid iseenesest või et erakonna liidrid olid tublid, aga lisaks see grupp seltsimehi, kes oli saabunud pealt kuulama. Ja, võiks öelda, see jättis ka kustumatu mulje. Võiks öelda, et peaministrite debatti tegelikult võitis pearaputaja. Eriti see pearaputaja. Mikseri taga istub pearaputaja. Oli üks isik, ma ei tea, kes seda saadet ja nüüd plaan oli selline, et ees rääkis Mikser midagi hästi tõsiselt ja tuliselt. Tema taga istus üks noormees, kes mõtlikult kogu aeg raputas pead. Oi. Et mina algul mõtlesin, et tegemist on haige inimesega, kelle kael tõmbleb lihtsalt, tal pea ei seisa paigal. Pärast oli veel Reformierakonna noorliikmed. Oli jah, Reformierakonna noorliikmed olid pandud Mikseri selja taha istuma ja pead raputama. Ja sest vaata, Savisaare selja taha ei saanud panna, sest Savisaar oli minust selja taga, sest sementeerinud ära oma partei liikmetega. Patraakova oli Kadri Must, kõik olid seal. Jüri Ratas oli vist, isegi Sten Eesma istus seal. Ja enne Eesma Jüri Ratas. Ja siis istus üks väga kummaline hiinlane, üks paks Hiina noormees. Üks mandariin. Üks mandariin ja prillid ees. Et see oli nagu arusaamad, et kas see on võib-olla mingi Savisaare ihukaits, et ma mäletan James Bondi filmis alati nendel kurjadel oli kaasas üks osav hiinlane, kes oli hea nualoop ja tegi ka kettide ja köitega suutis võidelda, igasuguseid trikke mõistis teha. Et võib-olla ka Savisaar on endale muretsenud. Vaevalt, et ta ise muretses, eks talle Venemaalt saadeti kingituseks üks tubli hiinlane, välja koolitatud hiinlane. Et raudteega toodi kohale, hoiab seda seal kirikus praegu, seal ta elab ja siis kui vaja võtab kaasa.